Mis asi on osteopaatia? Kunagi inimesed läksid selle, ütleme vastuste saamiseks Wikipeediasse. Tänapäeval nad lähevad ChatGPTisse. Ma olen vanamoeline, ma läksin Wikipeediasse. Tere tulemast meie Osteopaatia Akadeemia podcasti. Ja mida ütles mulle Wikipeedia? Osteopaatia on keha struktuuri funktsionaalsuse taastamine. Eesmärgiks on luude, lihaste ja sidemete seisundi hindamine, sellega siis tegelemine ja osteopaatia sobib erinevate terviseprobleemide ja valude raviks. Marika, ma arvan, et sa oled õige inimene vastamaks, kas sa nõustud selle definitsiooniga? Ma olen täitsa nõus selle definitsiooniga. Oled nõus? Mida see üldse tähendab keha struktuuri funktsionaalsuse taastamine? No võib-olla kõige lihtsamalt öeldes, keha on terve siis, kui kehas kõik liigub. Et igal koel, igal organil on oma liikumine ja kui kõik on liikumises, siis keha on terve. Keha saab iseendaga hakkama, kui midagi juhtub, siis ta tervendab ennast kergesti. Aga osteopaadi roll on nüüd seal, kui on tekkinud blokeering, kui liikumine on häiritud, on tekkinud jäikus, siis osteopaat saab neid piirkondi aidata ja uuesti liikumise taastada. Kas ütleme, kui ma tunnen, et mul otseselt ei ole midagi viga, kas on ikkagi võimalik, et mul on mingi jäikus, midagi, kas mu elukvaliteet saaks olla isegi veel parem peale osteopaatiat? Ma arvan küll, sellepärast, et elus meil on kogu aeg erinevaid olukordi, kus me ärritume, kus meil on väike stress, kus me tekivad erinevad emotsioonid ja emotsioonid mõjutavad meie organeid ja kindlasti kuskil on mingi kas või väike tasakaalutus. Selles mõttes osteopaatiast on igal juhul abi. Ja ka profülaktilises mõttes, et mida varemalt saab selle keha tasakaalu, siis seda vähem probleeme meil hiljem tekib. No, ütleme, siin majas me kõik tunneme ja teame sind hästi, Marika. Aga nüüd, kui on mõni kuulaja, kes pole meie varasemaid episoode kuulanud, kuidas sa neile ennast tutvustaksid? Igapäevaselt ma töötan osteopaadina ja siis mul on veel au siin majas õpetada anatoomiat, õpetada osteopaatiat, struktuurset osteopaatiat, siis seda osa osteopaatiast, mis tegeleb rohkem närvisüsteemiga ja seda osa osteopaatiast, mis tegeleb südame ja veresoorkonnaga. Et see on minu selline igapäevane tegevus. Need on sinu tugevused, aga ütleme üleüldiselt osteopaat, natuke juba mainisid, et miks ta on või mida ta veel täpsemalt nagu oma kätega teeb? Või äkki mitte ainult kätega, hea? Tihtipeale inimestel on keeruline mõista, mis osteopaatia üldse on. Või mida osteopaat teeb. Et see on nagu arusaamatu. Teatakse, mida teeb massöör, teatakse, mida teeb kiropraktika, aga mida see osteopaat teeb. Et mis loom see osteopaat siis on. Osteopaat kindlasti töötab oma kätega, kuulab oma kätega, kuulab, mida see tähendab, kuulab kätega. Et see tunnetus, erinevate kudede tunnetus kätega, et kas koed liiguvad, kas need on tasakaalus ja siis vastavalt tehnikaid, et neid vabastada. Et seda see osteopaat teeb. Ja võib tunduda, et see on mingi keeruline asi, aga tegelikult see baseerub väga kindlatel asjadel. Et see baseerub väga heal anatoomia tundmisel, see baseerub heal füsioloogia tundmisel ja kui anatoomia on hästi selge, siis on oluline luua seoseid. Et ka analüütiline mõtlemine on oluline ja kuna keha on üks tervik koos psüühikaga, siis oluline on ka psühhosomaatika. Et kui neid 5 asja teada ja käed on treenitud, et on hea tundlikkus, siis see töö on väga loogiline. Tundub nagu osteopaadil oleks samaaegselt mitu ametit. Sa mainisid sõna psühhosomaatika. Mida see tähendab? No see tähendab igasugused psüühilised reaktsioonid inimesel, kuidas mõjutab psüühika, mis on siis mõtted, emotsioonid, tunded, stress, meie kehalist seisundit.
kas siis tõesti see, kuidas ma ennast tunnen, võib mõjutada minu keha füüsiliselt? Jah. Kuidas? No emotsioonid on seotud väga organitega. Et ütleme niiviisi, et kui sul rõõmu ei ole, siis ja pikaajaliselt rõõmu ei ole ja sa oled kogu aeg stressisituatsioonis, siis kõik koed tõmbavad väga pingesse. Mis tähendab koed? Mis asi on kude? No kude on selline rakkude kogum kehas, millel on ühesugune ehitus ja ühesugune funktsioon. Veidi lihtsamalt öeldes siis. No meil on näiteks luukude, millest koosnevad luud, siis meil on lihaskude, siis meil on sidekude, väga oluline kude, millega osteopaadid väga palju tööd teevad ja nii edasi. Kus sina üldse osteopaatiat õppisid? Mina õppisin osteopaatiat siin Tallinnas Osteopaatia Akadeemias. Et ma olin üks esimesi ja mul oli väga hea meel, et ma leidsin, et Eestis saab nüüd osteopaatiat õppida. Millal see oli? See oli ma alustasin õpinguid 2017. No, päris kaua aega juba tagasi. Oskad sa mulle rääkida, milline oli sinu kooli teekond? No, osteopaatia õppimine ei ole väga lihtne õppimine. Et tavaliselt arvatakse, et keeruline selle õppimise juures on anatoomia. Et anatoomiat õppida on keeruline. Praegugi, kui ma annan anatoomiatunde Osteopaatia Akadeemias, siis kõik uued õpilased, kes tulevad, kardavad ilmsesti anatoomiat. Aga tegelikult anatoomia õppimine on üks võib-olla isegi lihtsamaid. Et see on alguses ainult raske. Et pärast juba tekib mingi loogika ja mingid arusaamad ja seosed ja siis see läheb juba oluliselt lihtsamaks. Et palju keerulisem on õppida seda tunnetust. Õppida tunnetama. Miks see keeruline on? Sest inimesed ei usalda seda, mida nad tunnetavad. Nad arvavad, et see, mis ta teine tunneb, et see on õigem, aga see, mida mina tunnen, kas see on see päris. Ja see, et hakata ennast usaldama, see on nagu teekond. See enesearengu teekond. See teekond, arenguteekond osteopaadini. Ja sinu teekond? Ja see ei ole alati lihtne, sest sa läbid seda nagu Ameerika mägesid, on ju. Okay. Et ühel hetkel sa tajud, et ma tunnen kõik ja järgmisel hetkel sa tunned, et sa ei tunne mitte midagi. Ühel hetkel sa mõtled, ma tean väga palju, teisel hetkel sa ma ei tea mitte midagi. Ja neid kahtlusi on väga palju selle õppimise aja jooksul. Et see ühtepidi see pidev see enesearengu tee, see teeb selle asja keeruliseks, aga teistpidi see teeb just selle põnevaks ka. Et see on see, mis on väga põnev selle asja juures. Et tegelikult sa ise arened samaaegselt, kui sa koolist käid, kuigi sa tuled kooli justkui selleks, et lihtsalt saad osteopaadiks. No, sa saad aidata teisi ainult läbi selle, et sa ise kasvad. Et see, mis sa oled ise kogenud, mis sa oled ise läbinud, millest sa oled ise aru saanud, see on see baas, mille põhjal sa saad teisi aidata. Sellepärast on see ääretult oluline. Et sa pead ise olema tasakaalus ja et aidata teisi. Aga muidugi ei maksa teha sellist ettekujutust endale, et terapeudil ei ole mingit probleemi ja terapeut on alati tasakaalus. Ei kaugeltki mitte. Et me oleme samasugused inimesed, kes nagu teisedki ja meil on ikkagi ka mõõnad ja tõusud ja õppimise kohad. Et võib-olla nemad teavad mingisuguseid probleeme isegi spetsiifilisemalt, eks, mis on ise läbi elatud. Aga kui sa mõtled tagasi, kui sina hakkasid osteopaatiat õppima, siis sa tegelikult, kas sul olid juba anatoomilised teadmised olemas? No minul olid jah, sest ma olin arsti teaduskonnas kunagi õppinud ja ma olen saanud sealt anatoomia sellise põhja. Et kuidas sa võrdled näiteks arsti teaduskonnas õppimist ja osteopaatia akadeemias õppimist? Kui ma räägin anatoomia õppimisest, siis me õpime siin anatoomiat sama põhjalikult nagu arstiteaduskonnas. Ainuke erinevus on see, et meil ei ole neid laipasid, mille peal seda prepareerimist teha. Aga muidu me õpime sama peenelt seda anatoomia tundmist ja see on oluline, sest see visualiseerimine osteopaatil, et ta saaks aru, kus midagi paikneb, see on väga oluline meie töö juures. Aga ütleme, kui sa nüüd siia kooli tulid, kas sul on nagu täiesti mingisugune kindel hetk meeles enda kooli elust, kus sul
kas sul oli raske või sul oli mingisugune avastus enda puhul või millegi muu puhul või võib-olla olid sa hästi õnnelik, nagu üliõnnelik millegi pärast? No ma arvan neid hetki, iga hetk, mis annab sulle mingi taipamise, see on nagu kingitus. Ja kui sa vaikselt kogu aeg õpid ja saad aru, et see osteopaatia nagu avaneb su ees järjest, teeb jälle ühe ukse lahti ja jälle ühe ukse lahti ja sa saad minna nagu sügavamale. Ja sa saad aru, et mis osteopaatia tegelikult teeb. Ja mis mulle veel meeldib, et ma praegu küsin oma õpilaste käest ka, iga aasta küsin, et mis on täna sinu jaoks osteopaatia? Sest ma olen aru saanud, et see muutub nagu, kas nüüd iga päevaga, aga ajas kogu aeg muutub, et mis on täna sinu jaoks osteopaatia, ei pruugi olla see homme, et see kogu aeg läheb sügavamaks ja kogu aeg läheb ägedamaks. Et selles mõttes iga taipamine on nagu kingitus. Ja muidugi need hetked, kui sa tunned, et sa oled augus ja sa ei suuda mitte midagi, need on ka vajalikud, sest seal tegelikult toimub väga suur hüpe. Aga nüüd sa oled siin meie koolis õppejõud, et kuidas sa näed oma õpilasi, kas sa oled näinud, kuidas nemad arenevad, mida sa oled täheldanud? Ja see on äge, see on puhas rõõm. Et tavaliselt esimesel kursusel, mina kui anatoomiaõpetaja, ma võin rääkida, et kunagi keskkoolis oli kõige õudsem õpetaja, keemiaõpetaja, keda kõik kartsid. Meie koolis on siis anatoomiaõpetaja see, keda kõik kardavad. Ja see esimesel kursusel see suhtumine anatoomiasse, et kas ikka peab, mõni ikka katsetab, ikka ei pea seda nii täpselt teadma ja et see on nii keeruline ja see ei jää meelde ja me proovime õppida siin, et võimalikult palju koha peal ära õppida, sest ega täiskasvanud inimestel ei ole kodus väga palju aega õppida, et mida rohkem nad siin koolis õpivad koha peal, seda parem on, et seda vähem jääb kodus iseseisvat tööd ja see tegelikult teisel kursusel on juba rõõm näha, et nad suhtuvad hoopis teistmoodi. Ja kolmas kursus on nagu vana kalad juba anatoomias. Et see on puhas rõõm. Või kuidas tegelikult minu meelest iga aastaga tulevad järjest andekamad õpilased. Ma mõtlen, kui mina hakkasin õppima, siis mul võttis see kõik palju kauem aega. Ja järjest tulevad inimesed, kes palju kiiremini hoomavad seda osteopaatiat. Et see on äge. Võib-olla nad tulevad juba mingisuguse huviga, et äkki see aitab kaasa või? Ja eks huvi on kõigil ikkagi, kes tulevad, et muidu sa ei tule seda asja. Võib-olla mingi personaalne huvi isegi veel sinna lisaks, eks ole? Selles mõttes, et väga paljud tulevad õppima, kui neil on endal mingi terviseprobleem ja nad ei ole abi saanud ja nad tahavad lõpuks mõista, et miks see nii on ja kuidas ma saaksin abi. Ja siis nad tulevad ise enda pärast õppima ja lõpuks nad saavutavad selle, et nad saavad terveks või oluliselt paremaks oma tervise ja siis neist saavad ka veel osteopaadid. Et see on puhas võit. Mitu asju ühes. Win-win. Okei, jaa. Mina olen kuulnud maja pealt lauset, et enne kui on Marika tund, siis tuleb kodus kõvasti õppida, sellepärast, et Marika siis küsib eelmise tunni materjali kohe ilusasti niimoodi üle. On nii? No ikka, sest see kinnistab ju. Et me kordame, et tegelikult see ei ole nagu kontrolltöö, aga me ikkagi räägime sellest ja kui me iga tund räägime ja kordame, siis lõpuks see jääb meelde. Ja toome hästi palju, mitte lihtsalt teoorias, vaid see ka paneme praktikasse. Et see on oluline praktikasse panna, siis ma saan katsuda seda, ma saan aru, milleks seda vaja on. Et siis see jääb meelde. Kui kaua läheb ajaliselt aega, et anatoomia enda jaoks selgeks teha? No, ma arvan, et mina õpin veel edasi seda. Et ma ei oska seda aega niimoodi öelda. Ma ütleks niiviisi, et mida põhjalikumad on teadmised, seda peenemalt saab töötada. Alguses, kui teadmised on väiksemad, siis töö on lihtsalt natukene teistsugusem. Ja mida rohkem teadmisi tuleb juurde, siis see töö muutub põhjalikumaks, filigraansemaks. Et selles mõttes on see teekond. Et seda, ma arvan, võib terve elu õppida. Nii nagu osteopaatiatki. Et kogu aeg avastad midagi, see nüanss ka veel, see seos ka veel. Et vaat see, mis ongi ägedad, on need seosed anatoomia vahel. Et kuidas erinevad need piirkonnad on omavahel seotud ja kuidas üks mõjutab teist. Ja mitte ainult anatoomia vahel, ka psüühika ja anatoomia vahel. Mis see tähendab? No näiteks psüühika ja anatoomia vahel. No näiteks öeldakse, et käed on südamepikendus. Et kuidas seda mõista, et käed on südamepikendus? Et kui palju on inimesi, kes teeb elus asju sellepärast, et talle pakub see rõõmu.
või kui palju on neid inimesi, kes teevad elus asju sellepärast, et nad peavad tegema. Ja kui sa pead tegema ja sa ei tee neid asju, mis sulle rõõmu pakuvad, siis meil kehas on selline kude nagu sidekude, fastia, mis ümbritseb organeid, mis ümbritseb lihaseid, mis katab tegelikult kogu keha nagu kangana, ütleme nii. Ja tema talletab endasse kõik meie emotsioonid ja üleelamised, ehk siis teatud piirkondades ta jäigastub või tõmbub kokku või ei ole enam nii liikuv. Siis sidekude on oluline meil selleks, et ta katab meie organeid, katab lihaseid, ta annab kuju ja ta annab ka libisemise ehk selle liikumise. Ja mis veel sidekoes on oluline, et seal liiguvad kõik närvid ja veresooned. Ehk siis kui see on jäigastunud, see ei ole enam nii elastne, siis on väga palju häiritud. Ja võt süda, meil on selline fastsiaalne paunakene, kotikene, perikard ja see samamoodi võib jäigastuda või enam ei ole nii elastne, kui me ei tee asju, mis meid rõõmustab. Ja siis see tõmbub ja kogu see rindkeres fastsiad, mis on süvafastsiad, tõmbuvad pingule. Ja need annavad mõju närvidele, mis kätte lähevad ja tegelikult meil tuleb osteopaadi vastuvõtul inimene ütleb, et mul käed valutavad või õlg valutab, aga tegelikult põhjus on hoopis võib-olla selles, et on perikard pinges, perikardi sidemed pinges või keskseinand pinges. Ja siis seda käevalu ei saagi ennem ära, kui seda perikarti ei vabasta. Kas see tähendab seda, et kui ma lihtsalt teen asju oma elus, mis, ütleme, mul on vastumeelsed, eks ole, et see võib minu päriselt tervist mõjutada? Muidugi. Et ma olen ikka tihtipeale öelnud, kui öeldakse, et mis on kõige, mõni küsib minu käest, et meie osteopaadid rohtusid välja ei kirjuta, diagnoose ei pane, aga küsib, mis ma oma südamele, et mul süda, ma tunnen, et mu süda, tal mingil diagnoosi ei ole pandud, aga ta tunneb südames aeg-ajalt valu ja torget ja piitsitustunnet ja ärevustunnet, et mida ma soovitan. Siis ma olen ikka öelnud, et kõige parem rohi on rõõm südamele. Kõige parem rohi. Ja see tõesti füüsiliselt siis ka aitab? No muidugi. Proovi järgi. Proovin järgi. Proovime järgi. Okei. Aga kuidas osteopaat siis nüüd selle, mis sa ütlesid, fassia, side, kude, eks ole, kuidas ta sellega tööd teeb? Kuidas ta saab inimest aidata? No väga päris palju aega oma õpingutes me kulutame selle peale, et tunnetust treenida. Ja see ei ole midagi ebaloomulikku, vaid see on lihtsalt, et me kätega kuulaksime, kuidas ja suudaksime minna eri kihtidesse kehas ja kuulata siis nende liikumist. Ja fastsial on ka oma liikumine ja ühesõnaga seda fastsiat on võimalik nagu lahti kerida. Ja on võimalik ka venitada fastsiat ja lahti kerida. Ja need on nagu erinevad tehnikad siis, mida on võimalik siis õppida, et kuidas seda fastsiat siis vabastada. Kas see fassia on siis, ütleme, kõva täpselt seal, kus on inimesel näiteks mingi õnnetus juhtunud või? See võib olla ka seal, jah. Et see võib ka füüsilise trauma korral igasugused armkoed ja operatsioonid võivad mõjutada, traumad võivad mõjutada, aga samamoodi ka stress ja negatiivsed emotsioonid. Ja sina siis oma kätega suudad selle pinge seal siis vabastada? No mitte alati, aga paljudel kordadel küll, jah. Mis siis võiks sellist nagu üldist enesetunnet tegelikult parandada? Ja kuna sinna fastsiasse on peidetud kõik need emotsioonid, kuidas need emotsioonid, mis on tekitanud selle pinge, siis kui hakkad vabastama seda fastsiat, siis tavaliselt inimesed hakkavad kas nutma, tulevad meelde need teemad, või siis mõni võib ka vihaseks muutuda ja kõik see emotsioon hakkab vabanema, et tegelikult see fastia vabanemine käib ka koos selle emotsiooni vabanemisega. Tuleb sul veel meelde mingisuguseid näiteid seostest, anatoomilistest seostest? No näiteks üks väga võib-olla selline staarlihas, mida ka inimesed võib-olla teavad, on niudenimme lihas, musculus iliopsoas, mis siis saab alguse nimmelülidelt ja niudeluu august ja kinnitub siis väiksele pöörlale reieluul.
ja see lihas, mis siis teeb meil puusast flektsiooni ehk painutust ja keha flektsiooni ja puusast välisrotatsiooni, ehk siis see lihas lüheneb siis, kui me istume. No enamus me istume ju kogu aeg. Nii, või viitsi väga liikuda. Meiega siin istume, võiks äkki püsti seista, aga ei. Ja siis see lihas läheb pingesse ja teine viis, miks see lihas veel kiiresti pingesse läheb, on see, et ta on nagu meie, öeldakse hingelihas, et ta reageerib koheselt stressile. Tal on nagu otseühendus primitiivse ajuga, et nii kui me stressi läheme, nii ta läheb kohe pingesse, et me oleme valmis kas jooksma või põgenema või võitlema. Aga see lihas on väga paljud asju mõjutab meie kehas. Et näiteks seal, kus see lihas on, sealt väljuvad nimmelülide vahelt nimmepõimiku närvid, mis lähevad alakõhtu või jalga, et need on mõjutatud. Siis selle lihase peal paiknevad neerud oma fastsiaalsete kotikeste sees ja liiguvad mööda seda lihast. Kui see lihas on pinges, siis on mõjutatud neerud ja neerupealsed, mis omakorda toob kaasa selle keha kurnatuse ja energiapuuduse. Ja siis on ta ühenduses diafragmaga, et diafragmapinge on mõjutatud sellest. Mis see diafragma on? Diafragma on siis selline meie hingamislihas, mis on rindkere ja kõhu vahel ja väga oluline lihas ja diafragmat läbivad olulised struktuurid nagu söögitoru, aort, uitnärv ja lümfijuha ja veel palju olulisi struktuure, veenakaava või õõnesveen ja kui see diafragma on pinges, siis on väga paljud struktuurid häiritud, ehk siis meie kehaorganid. Lisaks diafragma peale veel paiknevad kopsud ehk pleura ja perikard kinnitub diafragma külge ja altpoolt siis kõhukelmenjad ja maks ja magu läbi söögitoru, nii et see on nagu mõjutatud väga paljud meie kehastruktuurid on diafragmast mõjutatud. Neid seoseid võib järjest lugeda. Ja siis on veel see iliopsoaas ühendus, mõjutab ka meie vaagna põhjalihaseid, mis on ka väga olulised. Nii et ja nii edasi. Ma tunnen, et anatoomia on nagu sinu teema. No on küll väga, ma olen selles mõttes anatoomia fänn, et see on minu kirg. Ja ma kujutan ette, et inimestel, kes tulevad vastuvõttudele sinu juurde, et tegelikult neil on hea teada, et sa nagu tunned nende keha juba läbi ja lõhki, ilma et sa oleks neid varasemalt põhimõtteliselt näinudki. No päris nii see ei ole, sest iga inimene on ikkagi nagu individuaalne. Et see ei kehti nii, et ma võtan atlase ja ma tean, kus kõik paikneb ja siis tuleb inimene ja siis ma sentimeetriga mõõdan välja, kus see kõik on, et nii see ei tööta. Et ikkagi meil igal inimesel on natukene variatsiooniga ja siin näitab meil tunnetus. Aga kui ma tean anatoomiat, siis mu tunnetus saab olla täpsem ja parem. Sest mu visualiseerimine on täpsem siis. Ja selle tunnetuse kätte saamine on lihtsalt siis see, mis võtab rohkem aega, see õppides, ma saan aru. See tekib siis, kui tekib usaldus enda vastu. Et kui ma usaldan seda, mida ma tunnen. Millal sul see tekkis? Ühel hetkel, ma ei oska isegi öelda, see ühel hetkel järsku tekkis, et kui ma hakkasin ennast usaldama. Kas sa arvad, et see oli kooli esimesel aastal? Ei, kindlasti mitte. Kooli esimesel aastal ma ei tundnud mitte midagi. Okei, siis sa õppisid lihtsalt anatoomiat. No anatoomiat tegelikult sa juba oskasid. Aga ikkagi tuletasin meelde ja õppisin. Et siis ma õppisin teooriat, aga tunnetuse puhul on väga oluline kolida peast südamesse. Ehk siis tulla sellest, mida ma tean, sellesse, mida ma tunnen. Ja see tee ei ole nii lihtne. Ma mõtlen ka, et inimesed tänapäeval rohkem on ikkagi peas. No ikka. Aga kuidas tulla südamesse? Sellised väiksed harjutused võib-olla aitavad, et kõigepealt proovin tunda, mis lõhna ma tunnen, mis maitset ma suus tunnen, mis ma tunnen naha vastu, mis puutub, mis tunne see on, et alustada sellistest tunnetustest, et ma peaga ei mõtle välja, mis ma peaksin tundma, vaid mida ma tegelikult tunnen.
Ja see nagu selline harjutus, eks ole, kas ma peaksin seda kogu aeg praktiseerima või mingitel hetkedel päevas? Inimene võiks ikka tunnetada kogu aeg oma keha, mis ta keha ütleb talle ja mis ümberringi toimub ja siuke tunnetus selline. See selline hästi suur kohalolek, eks ole. Huvitav, kas see aitaks, tegelikult sinu jutu järgi ma saan aru, et see aitaks hoida keha tervemana? Absoluutselt, sest ma kuulen ära, mis keha mulle ütleb ja ma tunnen, mis mulle sobib ja mis mulle ei sobi. Sest põhiprobleemid tulevad ju sellest, et ma peaga mõtlen valmist, mis peaks. Aga see ei pruugi mu kehale sobida. See ei pruugi mu hingele ka sobida, üldse mulle sobida. Aga ma peaga mõtlen, mis peaks ja siis ma lähen pea vastu kas või läbi seina, ma lähen ja siis keha läheb katki. Kuidas ta võib veel katki minna? Ma ei saa küsimust aru. No selles suhtes, et me rääkisime enne, et nii-öelda on sidekoed, fassiaalsed pinnad, kuhu tekivad pinged. Aga kui ma nüüd teengi asju, mida ma ei taha teha, ma teen asju mitte läbi südame, vaid läbi pea, et mis veel võib mu kehaga juhtuda? Kas on mingisugune konkreetne näide? See on tegelikult see sama, et kui ma teen oma peaga, siis ma tegelikult enam ja ma ei tee südamega, tähendab, ma ei tee seda, mis mind päriselt rõõmustab. Ma ei tee neid valikuid, mis mind päriselt rõõmustab. Et üks terve olemise seisukohalt on väga oluline, et mul on võimalus teha, ütleme, suures plaanis valikuid kahel erineval viisil. Esimene valik on hirmust ja ma teen valiku hirmust, et ma kardan midagi kaotada. Ma kardan kaotada tööd, ma kardan kaotada raha, ma kardan kaotada kodu, ma ei tea, kedagi kaotada ja ma teen valiku sellest hirmust lähtuvalt. Või teine aspekt, et ma teen valiku sellest, mis mind rõõmustab, mida ma tahan teha, mis mulle meeldib teha, mida ma armastan teha. Ja see on täiesti erinev elukvaliteet. Kas ma elan hirmus või ma elan armastuses? Ja keha reageerib ju. Kui ma elan hirmus, siis mu keha on kokku tõmbanud, pinges ja kui mu keha on kokku tõmbanud ja pinges, siis mul enam ei liigu keha vabalt. Vedelikud ei liigu, koed ei liigu, organid ei liigu, funktsioonid on häiritud ja tekivad erinevad dysfunktsioonid, haigused. Aga kui ma elan rõõmus, teen oma valikuid sellepärast, et mulle meeldib, ma olen rõõmus, mu keha tunneb ju teistmoodi ennast, vabalt. Ja võimalus, et mu pingesse tõmban on ka palju väiksem. Et võib-olla, kui ma olen pinges, et võib-olla võivad ka kukkumised kergemini tulla ja... Absoluutselt, sest ma pole kohal ju. Ja eks kukkumised tihtipeale ütlevad, et meile, et tule kohale. Kus sa oled oma peas, oma mõtetes? Et ma teen ühte asja, aga oma mõtetega olen juba järgmise tegevuse juures. Või veel 2 tegevust ette, mis ma peaksin tegema kogu aeg, mis ma peaksin tegema. Et aeg tuleks natuke nagu maha võtta. Kohale tulla, jah. See ei ole lihtne ülesanne. Kas, kui sa siia kooli tulid, kas sa olid kohe kohal? Ei olnud, ma pole praegugi vahest kohal. Et ega siis ma olen ka ju inimene. Ja no see kool ja see osteopaadiks õppimine, see on väga palju muutnud. Et küll see, kuidas ma maailma vaatan, kuidas ma asjadest aru saan, see on täielikult seda muutnud. Et ma olen ütelnud, et mina tulen sealt, kus oli täitsa pime. Ma ei teadnud mitte midagi, ma ei saanud mitte millestki aru. Ja tänu sellele koolile ja osteopaatiale ma olen avastanud nagu täiesti uue maailma. Et see on eluviis ja ma olen väga rahul sellega. Ma just mõtlen, et mul pole vist mõtet siis küsida, et kas sa oled rahul enda elukutse valikuga, et ma saan aru, et see on päriselt muutnud su elu, et ta on toonud sind rohkem kohale ja tegelikult läbi selle sa saad ju teisi ka aidata. Ta on toonud rohkem kergusesse. Et varem ma arvasin, et elu on ikka väga raske. Elu peab olema raske ja ma arvasin, et kerguses seal ei ole üldse vastutustunnet. Aga täna ma saan aru, et kerguses on ikka päris hea olla. Ja teha tööd, mis sul tegelikult iga päev rõõmu toob, et see on ka ikkagi päris tore. Hommikul ärgata ja tõesti teha seda, mis sulle meeldib. Ja saada aru, et ma võingi teha seda, mis mulle meeldib. Et see on kurb, et väga paljudel inimestel, kes tulevad ka vastuvõtule, nad ei näe lahendusi ja nad arvavad, et ei saa teisiti.
ja peab tegema neid asju, mis nad teevad ja mis neile ei meeldi. Kas sul tuleb meelde mingisugune konkreetne näide mõnest inimesest, kes on sinu juurde tulnud, kuidas võib-olla sa oled aidanud tal natukene suunda muuta? No neid olukordi võib-olla on päris mitmeid, et no võib-olla üks selline ekstreemsem olukord oli selline, kus tuli üks noor tütarlaps, kellel ei olnud eluisu enam. Ja peale vastuvõttu, ta käis vastuvõtul ja siis ta kadus ära. Tuli poole aasta pärast. Ja ta oli nii palju muutunud, et ma ei tundnud teda ära esimesel hetkel. Ja siis ta ütles niiviisi, et tal vastuvõtut läks koju, et ta oli 3 päeva väga haige. See ei ole tavapärane. Tegelikult vastuvõtust ei jää niimoodi haigeks. See oli selline ekstreemsem lugu. Ja pärast seda ta hakkas tegema neid asju, mis talle meeldib. Ja ta tõesti poole aasta pärast tuli, et nüüd ma tulin ennast tasakaalustada. Et on selliseid väga ekstreemseid näiteid ka, aga üldiselt on ikkagi sellised, kus see tee toimub tasapisi ja rahulikult ja inimesed võtavad endal aega nii palju, kui neil aega kulub selleks, et muutusi oma ellu viia. Aga fakt on see, et kui sa tahad terveneda, siis sa pead muutuma. Midagi peab muutuma. Et tuleb teha ikkagi endale meelepäraseid asju, kui sa tunned... Või siis muuta oma suhtumist. Muuta seda tähendust, mis ma asjadele annan. Aga mida sa selle tüdrukuga tegid? No, töötasin tema fastjatega, tema rindkeres olevate kõikide fastjatega ja vestlesin ka. Esitasin talle tegelikult, ma ei ütlenud talle midagi, mis ta tegema peab, ma lihtsalt esitasin talle küsimusi. Õigeid küsimusi? No, kui see nii temaga läks, siis ilmselt läks pihta. Okei. Nii et me kõik peaksime oskama südamega elada. Ja, see oleks kasuks, see ei ole nii kerge. Okei. Oskad sa veel mingid näiteid tuua, ütleme mingisugustest, kas siis oma vastuvõttudelt või seostest, mis oled leidnud? No seoseid võib olla palju, et kehas on üldse seoseid väga palju, et näiteks peavalu on väga levinud probleem. Ja peavalu võib põhjustada väga erinevad asjad. Seal võib olla maksapinge või maopinge hoopiski, mis tuleks vabastada. Või seal võib olla kaelapinge, mis on nagu inimestele lihtsamini mõistetav. Seal võivad olla ka ajusisesed vastastikud membraanide pinged. Ja võivad ka olla rindkeres pinged, ühesõnaga diafragmapinged võivad olla, nii et need seosed võib olla väga palju ja ei saa anda ühest sellist lahendust asjadele. No kas võib olla nii, et näiteks mul pea valutab, aga põhjus tuleb üldse, ma ei tea, varba otsast? Kaudselt võib küll, sellepärast, et kui see varba probleem mõjutab rühti, siis läbi rühi võib see peavalu ka mõjutada ja võib küll nii olla. Näiteks selline näide, et inimene tuleb alaseljavaluga, aga suuremalt jaolt alaseljavalu põhjus peitub hoopis selles, mis toimub meie kõhunes. Ja siis inimesel tekib arusaamatu küsimus, et miks ma tegelen tema kõhuga, kui temal valutab selg. Aga tegelikult see töötab hoopis rohkem. Sest kõik see, mis on kõhuhõõnes ja mis kas otseselt või kaudselt kinnitub meie lülisamba külge, mõjutab seljavalu oluliselt rohkem kui see, mis on meil seljapool. Ja sinu anatoomilised teadmised tegelikult ju toetavad seda 100%. Kindlasti. Kas magamine on ka oluline? No väga oluline. Ikka see, nagu me teame, et magada tuleks ja hästi süüa tuleks korralikult ja kõik see ikka peab paika. Aga liikumine, sport või? Ja keha tahab ikka liikumist.
Aga kui see sport läheb liiga, kui ütleme, et tippsportlastel võib-olla see enam nii tervise kasuks ei tööta, see liikumine, et see juba natuke kulutab keha. Aga selline mõõdukas sport on kehale väga hea. Okei, kas sa oskad meile rääkida, et milliseid loenguid või tunde sa siin meie koolis üldse annad? Mida me saame sinult õppida veel? No mina annan anatoomialoenguid, siis struktuurne osteopaatia, südame-veresoonkonda, siis ja seda osteopaatiat selle juurde närvisüsteemi, nii somaatilist kui siis vegetatiivset närvisüsteemi. Jah, olen andnud ka kraniaalset osteopaatiat ja visceraalset osteopaatiat. Mis need on? Kraniaalne osteopaatia siis tegeleb kõigega, mis on meil peas, koljus ja koljuõõnes toimub. Ja visceraalne on siis kõhuõõne või organitega tegeleb. Aga millal me saaksime sind kuulata? Siis, kui tuled õppima siia Osteopaatia Akadeemiasse. Aga ma annan ka eraldi anatoomiatunde. Selles mõttes, et kui kes ei taha tulla õppima just osteopaatiat, siis võib tulla lihtsalt anatoomiat õppima. Et iga kuu ühel nädalavahetusel, laupäev, pühapäev, on siis anatoomiaõpe ja siis me lihtsalt õpime anatoomiat. Vaatame, katsume, loome seoseid, püüame aru saada sellest põnevast inimkehast. Et siis võib tulla ja neid mooduleid võib võtta kas või nädalavahetuste kaupa, ei pea kõigil osalema. Nii et üks nädalavahetus kuus? Jah, et seda kodulehelt, ma täpselt ei mäleta peast, mis kuupäevad nüüd on, kui kodulehelt leiab need. Osteopaatia Akadeemia kodulehelt ja kui ma tahan nüüd päriselt osteopaadiks õppida, siis millal? 3. veebruar hakkab meil uus kursus. Ja õpe kestab? 3 aastat. 3 aastat. Selge. Kes üldse võiks siia kooli õppima tulla? Minu meelest võiksid siia õppima kooli tulla kõik, kellel on huvi ja kes tahaksid pühenduda. Aga isegi need, kes võib-olla arvavad, et ma ei tea, kas ma tahan osteopaadiks saada, aga kellel on endal mingi terviseprobleem ja tahab sellest päriselt aru saada või tahab oma lähedasi aidata, siis ka võib tulla. Et selliseid inimesi on päris mitmeid, kes on käinud meil koolis ja iseenda pärast tulnud ja pärast on neist ka osteopaadid saanud. Ja tegelikkuses me oleme mõelnud, et võib ka, seda väga meil ei ole rääkinud, aga võib tulla küsida Osteopaatia Akadeemia siis akadeemias siit, et kui on huvi, et on võimalik tulla täitsa tasuta ühele koolipäevale ja vaadata. Et kas see üldse sobib? Kas see kool sobib, kas see keskkond sobib, kas see õpe sobib, võib täitsa tulla vaatama. Ühel päeval siis täitsa tasuta. Kas mul peab olema mingisugust keelaimdust anatoomiast või tervisest üldse või kuidagi? Ei pea, sest meie programmid on üles ehitatud nii, et me alustame nullist ja õpetame ise kõik ära, mis on vaja teada. Okei. Lõpetuseks ma küsin sult, et mida sa soovitad inimesele tänavalt? Lihtsalt, et olla terve. Me tegelikult läbivalt rääkisime sellest juba mitu korda, aga nüüd täiesti kokkuvõtvalt. No, sellest juba oleme rääkinud, aga ma ütleksin ikkagi, et teha oma asju südame järgi, elada südame järgi. See on nagu, see on nii lihtne, aga tegelikult see on, mis töötab. Nii lihtne, samas ka nii raske, eks ole? Ja kui inimene on ära kaotanud selle, et ta ei oska elada südame järgi, siis võiks tulla küll osteopaadi juurde. Võib-olla osteopaat siis saab aidata, toetada seda tema teekonda, et jälle kehas kõik liikuma hakkaks. Ja mis sa veel ütlesid, et tunneta, eks ole hetkes, et tunneta maitseid, lõhnu, eks ole. Kas sul see ümbrus sobib? Marika, nii tore. Väga tore, sa avasid osteopaatia meile kuidagi teisest küljest, kuidagi sellisest inimlikumast küljest, olenemata asjaolust, et sa oled anatoomia õpetaja, eks ole. Super. Aitäh, Marika. Aitäh. Ja aitäh kuulajad, et meid taaskord kuulasite järgmise episoodini.